Tere tulemast vaatama järjekordset episoodi Palju on ümmargune podcastis ja 2 nädalat on jäänud Euroliiga Final Fourili. Tarvi võtab Euroliiga äppi välja, hakkab jälle minutid ja sekundid lugema, 2 päeva, mingi 6 tundi ja 5 tundi ja 30 minutit. Just. on ka või? 15 päeva, 7 tundi ja ma ei nüüd 28 minutit. Okay. Aga tere hommikust sulle keegi. Jah, tervist. Et 2 nädalat on sinna jäänud ja täna siis tegelikult võtamegi luubi alla selle Euroliiga Final Fouri ja võib-olla anname siis edasi oma nägemuse, et kuidas see Final Four välja kukub ja kui palju me näiteks alustakski võib-olla sellest, et võtaks meie koostööpartneri EpicBeti kodulehelt, vaataks, et mis need üldvõidu siis koefitsiendid on ju. No ma ka täpselt ei tea peast, aga ma pakun, et Olympiakosel on kõige väiksem. Sa pakud õigesti. Olympiakos on 2,80. Paku, kes siis teisel kohal on? Paku siis see ka. Teisel kohal, no see on kas Fener või Panathinaikos. No Panathinaikos on tiitlikaitse, on pakkunud Panathinaikos. Okei, Panathinaikos on siis 3. Ei, nagu konf on 3, teisel kohal küll. Olympiakos 2,80, Panathinaikos 3, Fenerbahce siis 5. Ma võib-olla väike spoiler, minu arust on päris hea väärtus. ja Monaco 6,50, mis ei üllata tegelikult, et nemad on selles nelikus ikkagi ütleme siis, ma ei tahaks öelda kõige nõrgemad, aga ma ütleks, et kõige väiksemate võimalustega, et võib-olla kõige kogemuste ja kõige pealt ja võib-olla tiimi komplekteerituse pealt et seda küll. Aga jah, no mina juba tean, kes finaalis on. No sa oled juba 2 nädalat, oled nagu tulevikust tulnud. Jah, ma juba tean. Aga alustame siis, lähme siis nii-öelda jällegi niisukeses kronoloogilises järjekorras. Ja alustame siis sellest, et siis 2 nädala pärast 23 mai või noh siis vabandust, mitte isegi 2 nädala pärast, vaid 15 päeva pärast 23 mai kell 6 esimeses poolfinaalis kohtuvad oma vahel siis Fenerbahce ja Panathinaikos. Oi. Eks siis on, ma korra ma hakkasin mõtlema huvitavat asja, et kas need 4 tiimi, kes Final Fouri jõudsid, olidki 4 tiimi, kes Final Fouri jõudsid, kõik olid ka põhihooaja top 4. Ja. Seda hakkasin mõtlema, seda Euroliigas alati nagu ei juhtu, et NBA-s ja kuskiltes sükestes kohtades on ta Eestis on üldse ainult 8 tiimi, aga nagu on ta tavalisem, aga siin ei ole. Aga jah, siis Fenerbahce ja Panathinaikos. No Tarvi, mis sa võtad sellest, mis sa arvad sellest mängust, et mis siin võiks saama hakata, mis need faktorid on? Võib-olla siis ütleme, et kes see lõpuks siis finaali marsib? No finaali läheb, ma arvan, Fenerbahce. Et vaata, siin on nagu nii raske, sest need on nii võrdsed või nagu meeskonnad, et see tuleb kindlasti väga võimas lahing ja ei välista ka lisaaega ja igasugused muid värke, et väiksed detailid saavad ilmselt määravaks. Aga ma usun, et Fenerbahce või Sarunas üldse on üks parimaid, kui mitte kõige parem, kes nagu meeskondi, kes suudavad siis Nanni kinni saada, et Panathinaikos ei sõltu ainult Nannist, aga ikkagi väga suur osa ikkagi sellest. Ja tegelikult on sellest põnev minu jaoks, et mõlemal korvialun ikkagi ei ole just kõige tugevamate killast. Ja, no ma ei tea, Ataman siin viskas välja veksli, et Lessort, tema eeldab, et Lessort on Final Fouril meeskonnaga mängimas. Et järgmisest nädalast peaks mees hakkama pallitrenne tegema tiimiga. Okei. Vaat see on küll pauka. Aga selge on see, et ega kasu on tast ikka, kui ta tuleks, aga see mees ei ole võimalik, et ta kohe hakkab... Kohe mängib nii, nagu ta muidu mängiks 30 minutit, 100% nõus. Et see on võimatu, ma ei tea, et siis ma ei kujuta ette. Siis ma saan selle EpicBeti mütsi ära, kui see end paneb Final Fouris 30 minutit. See on nagu... Tarvi praegu lihtsalt see ei ole loogiline. Astus pärast auku nagu täna siis Paul Pierce tegi, kui korra NBA peale. Paul Pierce lubas, et kui Knicks võidab teise mängu, et siis ta kõnnib oma kodust siis 20 miili, see on siis 8-tunnine kõnd.
kõnnib stuudiosse palja jalu ja hommikumantlis ja mis seal oli, ehk siis nüüd hakkan neits juba mõtlema, et mis see vähe halvasti tehtud, et siuke väikse välja käidud, aga no see... Ehk siis mai lõpus võib oodata siis 2 videot, kas lihtsalt võtame Euroliga hooaja kokku või siis üks lühivideo, kus Tarvi sööb Epikreti mütsi. Ei, ma ei tea, ei, sa tahad praetult või keedetult? Ei, rahu, et see ei ole nagu loogiline kuskilt poolt, et ei, 100% nagu sa ei 30 minti, et selles mõttes ta on väga hästi, näha on, et ta on nagu treeninud ja ta on nagu need videosid on ikka välja tulnud, alati tuleb, et ta nagu teeb seda ja värk ja Ataman on ka öelnud, et ta on väga hästi nagu, väga hea progress on olnud, aga 100% suga nagu, et nagu 30 minutit ma sealt öelda, kui ta suudab neile anda 10 efektiivset ja nagu sukest energialist minutit, see annab juba väga palju juurde, sest nende korvialule nagu ka Fenerbahce oma, need on ilmselt jah mõlemal poolel nagu kõige suuremad küsimärgid, et ma ütleks niimoodi, et Pana korvialune on tugevam, aga seal on 2 asja, esiteks et kas nagu Gabriel suudetakse nagu maa külge nagu liimida täpselt, et ta ei hüppaks iga asja peale. Ja teine asi on see, et kas nagu Jurtseven nagu tuleb kohale või tulevad, siis viimane 4. mäng FS-ega, seal ta oli nagu kohal, tegi väga hea mängu, aga 5. pudistas pall ja kaitses ei saanud hakkama, kõik sihukesed asjad. Okei, selles mõttes kui Lessort mängib ja ta nagu sa ütlesid, suudab efektiivselt 10 minti mängida, anda nagu Panale siis ütleme seda 10 väärtuslikku minutit. No siis ma ütlen, et siis on Fenerbahce raske, et nagunii on raske. Lessorti kasutegur on selle 10 minutiga võib olla juba nii suur. Aga ma ei usu, come on. Jah, ootame ära, siis 2 nädalat on aega veel. Aga mida ma siin mängus imesta ongi see, et kui see tsentrit täiesti kõrvale jäetakse ja mida Pana on tegelikult päris palju mänginud ja Fenerbahce samamoodi, et Pana on mänginud siis duoga Hernan Gomez Mitoglu ja Fener on mänginud duoga Pierre ja Hayes Davis. Et väga võimalik, see on väga-väga võimalik, et minnaksegi või siis mingi Hayes Davis Colson näiteks või mingid... Melli on ka tegelikult neil. Jah, aga Melli jääb aeglaseks. Ei, ta jääb aeglaseks, aga rünnakul jällegi... Võib-olla Mitoglu vastu. Jah, aga rünnakul jällegi, kaitses ta jääb aeglaseks, aga rünnakul ta ikkagi, just see, kuidas ta lauda läheb, et see on nagu mega, et... Ja tegelikult Pariisi vastu ka, et ta seal ikka sai tegelikult jalad liikuma, et ta oli seal teises mängus sai selle vigastuse, aga ma ei tea, ma eeldan vähemalt, et ta ilmselt sellest vigastusest ikkagi taastub küll. Ma olen sugu selle puha pealt ka nõus, et 100%, et eks Nannist nagu oleneb väga palju, sest eelmine aasta tegelikult Final Fouris ikka Nann tassis korralikult, on ju. Et kuidas nagu Nann kinni saada, kindlasti on Jassikevitsusel nii-öelda vajalikud nupud olemas selle tegemiseks. Jah, tegelikult tahaks veel lisada seda ka, et me ei jääks nagu liiga Nanni peale, et tegelikult on seal ju teisi mehi ka võtta, kas või FSO vastu Seidi Osman, on ju. Hernan Gomez ja ega see on ikkagi kõva sats. Slokas ju Final Fouri veteran, vist on 12 korda nüüd Final Fouris olnud. Et selles mõttes neid mehi on kindlalt, aga Nann on ikkagi nagu number 1 nii-öelda siis valik rünnakul Panathinaikosel. Ehk siis selles mõttes on nagu... Seal ei tohi lihtsalt Nannil lasta seda pidu käima vaata. Jah, täpselt, sest kui tema saab pidu käima, siis ta tõmbab ka teistele koos veel peo käima vaata. Aga kui sa suudad nagu, lõpputups korvpall on see, et selline mängu, kus et kui palju sa suudadki neid valikuid ära võtta, on ju. FS oligi see, et FS seda Osmani valikut ei suutnud nagu kinni panna, on ju, Osman pani korraliku peo püsti viimane mäng, on ju, et selles mõttes küll, aga jaa, et Panal on neid relvi küll ja veel ja ma ei olegi vaadanud, aga Basket News tegi video, ma nägin, et põhimõtteliselt selle samal teemal, et Panathinaikos näitas, et Nann ei ole nende ainus valik või midagi sukest, ma ei ole veel vaadanud, aga ma tahan selle kindlasti ära vaadata, et mis nad nagu räägivad, sellepärast, et 100% nõus. Aga ma mõtlen just kaitse mõttes tõesti, et Nannile ilmselt paneks peale Baldwini, siuke sarnaste gabariitidega mees nagu Dozier. Pikad käed, jäsakas nagu veits jäsakab keha, siuke jalgadest liikuv,
ma ütleks, Dozier on tegelikult ikkagi parem üks-ühele kaitsja kui Baldwin, küll aga ma arvan, et meeskondlikult on Fenerbahce natuke parem kaitsja meeskond, kui on FS. Et noh, selles suhtes ma olen täitsa nõus, et Fener, ma arvan, ikkagi teevad seda, mida nad tegid ka Pariisi vastu, nagu Shortsi vastu, et see meeskondlik kaitse just, et korvi all tõmmatakse kokku ja need sööduliinid pannakse väljas kinni ja no tegelikult ongi see, et noh, minu silmis sel hooajal hetkel ikkagi see Runas on täielik geenius, minu jaoks, et ma arvan, et ta mängib Atamani üle, tema puhtalt, sest et jah, need on nagu ka mingid väiksed asjad olnud, aga ongi seesama, kas või seesama Pariisi vastu mäng põhihooajal, kus Hayes Davis pani võiduviske, kus siis ütleme niimoodi, et Jassikevitsus tõestas neid McCollumi sõnu. McCollum ütles, et tema arust Jassikevitsus on ju parim peale time-out'i nagu nii-öelda time-out'i play välja tooja või nagu sellise liikumise välja joonistaja, vaata. Et kui ta ütles, et kui tal oleks vaja ühte venda, et tal oleks vaja ühte korvi peale time-out'i, et treeneriks ta valiks Jassikevitsuse, vaata. Et selles mõttes jah, et sellised väiksed asjad ja ma usun ka jah, et see tuleb väga-väga põnev mäng kindlasti, siin minu jaoks väga palju oleneb pigem see ka, et okei, kaitse kaitseks, aga siin on rünnaku poole pealt on Fenerbahcel üksikud küsimärgid, kes ma mõtlen, et kas nad nagu võivad ära kaduda, Colson on üks minu jaoks, et Colson tegelikult siin ei ole see hooaeg ikkagi see, mis ta Maccabi suht paljude meestega on see, et nad ei ole see, mis nad vastasmeeskonnas Brown, too ei saa üldse põllule, on ju. Et vastasmeeskonnas Brown, Baldwin ja siis see on ju, Gabriel oli hooaja alguses muidugi. Baldwin on kõige paremini, ma arvan, nendest hakkama saanud. Baldwin on kõige paremini. Mõtlen, need oli 4 tükki, kes läksid. Brown, Baldwin, Colson, keegi oli veel. Mul praegu ei turgata. Aga igatahes minu arust on Devon Hallil ei ole varasemalt sellist nagu mängukogemust. Nad on varem mänginud ju Milanis põhimõtteliselt ainult. Ehk siis tal ei ole seda nagu võib-olla sellise mängukogemust, mis tal vara nagu jah, sest eelmised 3 hooaega mängis Milanis ja Milan ei ole Final Fouri nagu tulnud, et kuidas tema nagu rünnakul just hakkama saab. Jah, oleneb jah, et palju ta üldse nagu jah, mänguaega ja kõike saab. No ta tundub... Ei, ta on saanud, aga ma mõtlengi minu arust ta on suht tihti algkoosseisus ja ongi jällegi huvitav valik olnud see, et Sarunas mängitab teda vahepeal ka nagu 1 peal, kus ta nagu Milanis üldse ei mängida, et Milanis ta oli kogu aeg number 2 peal. Et minu jaoks tema on üks küsimärk, et kuidas ta ma ei ole, lihtsalt ongi see, et ma ei ole näinud varem nagu teda, siis ütleme sellises pinge olukorras võib siis öelda või nagu sellises, et see on ikkagi nagu võida või põhimõtteliselt võida või mine pronksimängule ei muidugi, et ma ei ole teda varem näinud, et sellepärast mul on mingid küsimused tema koha peal ja ma arvangi, et ega ta seda tagaliini mängibki 4 mehega, et McCollum, Baldwin, Hall ja Kuudurits, et Sagars on siin hooaja jooksul välja kukkunud sellest rotatsioonist ja Vilbekinit ei ole, Mahmut Tooglut, ei, kuigi meeskonna kapten, aga ikkagi ei mängita. Ei jah, et aga ongi, et Feneril, kui isegi Hall seda nii-öelda head mängu ei tee, et põleb läbi nii-öelda, siis ikkagi seal on need teised mehed, kes suudavad seda rolli võtta, et eks see mängu algul on kohe näha, et ega see Runas on minu meelest selline vend ka, et kui ikkagi mäng ei lähe, siis ega ta naljalt nagu vahetab suht kiirelt. Jah, et ta sulle väga nagu teist võimalust ei anna, et ega ta nagu, kui sul ei lähe mäng, siis sa istudki pingil terve mängu, et jah, mõtled veits järele ja võib-olla ta sulle teisel poolel annab veel ühe võimaluse ja kui sul seal ka ei lähe, siis siis ongi kõik on ju. Aga tegelikult me küll rääkisime siin Feneri kaitsest, aga Panathinaikose kaitse on ka ikkagi väga-väga kõva. Aga ma ütlen seda, et minu arvamus on ikkagi see, et kui me oleme näinud Panathinaikose kaitset just viimasel veerandajal,
sel hooajal, siis Feneri vastu ainult sellega nad ei tule. Et nad peavad ikkagi terve mäng korralikult kaitsma, et kui nad lasevad seal 3 veerandiga lasevad, ma ei tea, no seda ilmselgelt ma loodan isiklikult ei juhtu, et et üks meeskond, ehk siis praegusel hetkel siis Fener läheks 20-ga ette, et siis oleks see tehtud ka, et seal isegi Feneri vastu küll ma ei usu, et -20 pealt või sealt niimoodi välja tullakse. Et paar korda on siin olnud, kus pana on 10 pluss kaotus, 10 miinus kaotus seisus siis välja tulnud, aga jah, et huvitavad match-upid on, et kindlasti Hayes Davies Hernan Gomese vastu. See on kõva. On kindlasti huvitav. Ma ise arvan, et võib-olla Osman näiteks Biberovitšiga. Biberovitš tegelikult, kes tegi väga kõva play-off-seeria Pariisi vastu, kindlasti siuke jokker kaardipakis ja ma arvan, et kui võib-olla varasemalt teda võib-olla ei ole skauditud nii täpselt, siis nüüd kindlasti pana skaudib teda väga täpselt, aga samas tipptase on ju, et ma arvan, et ega seal ei oleks ka varasemalt mingeid allahindlust nagu tehtud. Kaitse mõttes ma arvan, et Grant võtab seda Baldwini. Ja, ma arvan, see on ja lihtsalt ilmselt Baldwin võtab Nanni ja mine sa tea, võib-olla siin ega pana või Fener on siin üllatanud ka vahepeal maa-alaga tegelikult, et võib-olla seda ja Feneril, mis on ma arvast üks siuke hea asi veel võib-olla on, et neil on võimalik panna suht nagu pikk line-up mängu, et kui sa mõtled, et panedki number 1 peale, paned Baldwini, mängid Biberovitši 2 peal ja sul on Hayes Davies Colson või Hayes Davies Pierre ja siis paned veel Melli või ma ei tea, kelle selle 5 peale ka Birds näiteks või kus sa tahad just kaitse mõttes Bongo või mis ta oli veel Bongo, ma ei tea et neid muidugi pikkust seal on ja ega panal on ka, aga ma mõtlen just võib-olla just nagu ütleme nagu viisiku keskmine pikkus oleks seal ikkagi nagu kõrgem, et kui sa mõtled, et pana mängib tavaliselt ikkagi non-Grant või non-Slokas või vahepeal pana mängib isegi 3 lühikesega non-Grant Slokas on ju. See Ataman ikkagi mängib üldiselt seal 7 mehega, 8 mehega. Jah, sest Slokase poole pealt, et kuigi ta rünnakul annab sulle väga palju juurde, siis ikkagi kuna ta on 35 ka juba, siis on näha olnud neid, et miks ta mängib vahepeal teda, suht tihti mängib teda koos Granti või Grantiga, lihtsalt sellepärast, et Slokas ta vajab kaitses veidike nagu seda abi kohta, et keegi nagu lapiks ära need mingid kohad, et ta ei ole küll kaitses, ma ütleks niimoodi, et ta ei ole kaitses nii suur, minu jaoks ta ei ole kaitses nii suur siuke miinus, kui on näiteks Lull, nagu Lulli pealt ikka murus Reali pealt nagu hargnes vahepeal ikka väga-väga palju, siis nagu Slokase pealt nii palju ei hargne, küll aga Final Fouris üks mäng tähtsaks, aga ma arvan küll, et pana poole pealt kindlasti jokker kindlasti on Slokas ja ma ei imesta, kui siin kaitse mõttes just Galatšakis võib saada väga kõvasid minuteid, et ta siin, selles FS-i 5. mängus ka ja et vabalt temagi Plais kindlasti mängu aga ei teeni. Tema kindlasti, ja Brown samamoodi, aga et Galatšakis vabalt mingitel kaitseolukordades Baldwini või McCollumi või Halli või Kuduritsi kelle iganes peale ja läheb, et siin on, neid jokkereid on ja mine seda eelmine aasta ju tegelikult play-offides tõusis jokkeriks panal mees nimega Papa Petrov on ju, et ta ei ole nüüd, ma ei tea, kaua juba ka põllule saanud, et mine sullu tea. Ta on üldse meeskonnas. Ta on meeskonnas jah, aga ta nagu on selline, ütleme siis ka siuke, minu jaoks siuke suurte mängude mees nagu, et ta suudab nagu play-offis alati nagu tõsta enda taset nagu kõrgemale. Et see tuleb kindlasti väga kõva lahing, kuidas üldse sa saad vaadata järgi just, et kuidas ma ei mäleta need omavahelised mängud siis hooaja lõikes jäid 1-1 või? Ühe võitis minu meelest kindlasti Fener. Minu arust ka ühe võitis Fenerbahce kohe. Kuigi hooaja sisesed mängud ei ole päris Final Fouri moodi. Euroliigas ikkagi iga mäng loeb, eks ole, et selles mõttes kohe vaatame. Aga ikkagi ütlen ausalt, ega kurb on ka, hooaeg saab läbi. Et selles suhtes et 4. veebruaril Fener kaotas 1 punktiga Panathinaikosele ja siis enne seda
Pana 2-0 kusjuures. 2-0 aga Pana võitis teise mängu ka ainult 5 punktiga ja tooli 5. voor 25. oktoober. Seega siin on päris suur vahe sees on nagu ja mu arust ma ütleks niimoodi, et Fener on nagu paremaks läinud, eriti peale veebruari veel ka. Jah, aga jah, sellest on see, et natuke kurb ikkagi, et see hooaeg kahjuks lõpeb. Hakkab läbi saama vaikselt, aga meil on veel natuke veel aega. Natuke aega, aga juba need vahed on sisse jäänud ja nüüd tuleb Euroliigas ka see paus, et 2 nädalane paus. Harjumatu, ütleme nii. On küll jah, aga vähemalt see suvel on ka juba, on mõnusat korvpalli ka. Aga jah, et ma saan aru siis, et Tarvi, et sa siis ütled, et Fenerbahce liigub siit finaali. Jaa, ma ikkagi arvan, et Fenerbahce võtab oma, et see meeskond ikkagi on järjest nagu see just asja paremaks läinud, et seda, ja noh, selles suhtes tahaks ka ikkagi, et Sarunas saaks ka ikkagi kätte, et Barcelonaga ta ei saanud ja Salgirisega ka. Salgirisega jah, Salgirisega Final Fouri jõudmine oli üldse. Jah, et me said ju pronksi vist, et kui ma õigesti mäletan. Aga jah, et selles suhtes. Jah, kui suures, kui te täna vaatate ja mõtlete, et te saate siit mingi ulmelise debati, siis praegu ei saa, et ma arvan ka, et Fenerbahce siit edasi läheb puhtalt ma ei tea, mulle Panathinaikos on see hooaeg ikkagi tundnud ebakindel ja seesama, et nagu seesama, mis sa välja tõid, et vahepeal nad alles nagu, neil on klassi nii palju tegelikult, et nad alles nagu 4. veerandil nagu nii-öelda tõmbavad asjad käima, aga ma arvangi, et kui ongi seesama juhus, nagu sa rääkisid, siis Fenerbahce vastu sa lihtsalt ei tule välja sellest august, kui sa kaevad 3 esimese veerandiga endale mingi augu, vaata. Et see ebakindlus ja ma ei tea, jah, see muu nagu peas ka ongi see, et see Nan ikkagi Fenerbahce poolelt, ma tunnen, et Fenerbahce saab taga hästi hakkama ja seeläbi siis on ka raskem teistel on ju. Et Panal on kindlasti vaja neid etteastujaid ja kindlasti Pana nagu ütleme siis täiesti maha ei kirjuta, ütleks niimoodi, et selles mõttes ilmselged võimalused olevad on tiitlikaitse, nagu sa ütlesid, on ju ka. Ja Ataman on juba ühe korra tiitlik kaitsnud. Aga veidvolla siis rohkem isegi kõhutunne ütleb, et Fenerbahce jah, et läbi läheb siit. Sina muidugi arvasid üldse, et Panathinaikos Final Fouri ei jõua hooaja algul. Jah, ega kaugel ei oldud selles mõttes. Ja muidugi, et ikkagi läks siin nugade peale. Kuigi see viimane mäng oli ikkagi üpris kindel, et jah, seal ikkagi tegelikult, seal oli samamoodi, aga seal oldi 20 peal, poolajaks lasti 10 peale ja siis FS vist jõudis kõige lähem, oli vist 2 või 3 punkti. Jah, midagi sellist oli. Et selles mõttes ikkagi läks nugade peale. Jah, seda küll. Aga lõpuks siis ikkagi pöörati enda kasuks. Ja mina arvasin küll ja tegelikult need mingid probleemid, mis siin olnud on tegelikult välja ka tulnud, aga tundub, et ma ütleks niimoodi, et selles sorti kaotus, kui me alguses mõtlesin, et Gabriel tuuakse asemele, et saavad just hakkama küll, siis praegu mulle tundub, et just selles sorti kaotus ka ikkagi nagu liiga palju, et mulle just tunduski see, et okei, et toovad Gabrieli, et asendab ära, aga see sama, et nagu see vend ei suuda maas püsida või nagu ta kuidagi jätab oma käed vahepeal mingi lollilt välja kuhugi, ta saab nagu nii lolle vigu lihtsalt, et nagu asju, mida Lessort ei tee kunagi vaata. Jah, aga ega inimesed või mängijad ka ju ei olegi üks ühele, et kehakujult nad küll on, aga mängustiilid ka, et Lessort ikkagi suudab selge ees ka nagu natuke ette võtta, tal on see haak seal olemas, Gabriel ongi rohkem selline korvi kohale riputamine ja sellised siis nii-öelda ründulauad ja selline võitluslikkus ja võib-olla kaitse poole peal tõesti ta võib-olla on natuke isegi parem kui Lessort, aga nagu kui me võtame nagu gabariidid ja kõik see, aga samas kui sa need vead otsa võtad, siis ma pigem võtaks ikka Lessorti kaitses ka. Et jah, aga jah, et rohkem isegi kõhutunne ka minu jaoks ka ütleb, et Fenerbahce siit nagu finaali läheb ja Panathinaikos peab seekord siis leppima 3. koha mänguga. Aga lähme siis selle teise poolfinaali juurde, mis teades Tarvit pikka aega, siis ma arvan, et meie mõlema jaoks on ilmselt nagu võib-olla veidikene ühepoolsem. Favoriit siis. Favoriit on kindlasti nagu olemas, jah. Jah, et Olympiakos siis. Olympiakos ja Monaco. Ja. Et jah.
vaata, ma mõtlengi, kust nagu alustada. Ma võin alustada, mul võib-olla turgatas üks mõte, et siin nüüd sõltub kõik sellest, kuidas Monaco ikkagi Dice mängib. Et kui nad saavad selle Dice'i, kes oli siin play-offis Barcelona vastu, no siis ei ole üldse välja arvatud esimene mäng, esimene mäng ta mängis väga hästi, aga ülejäänud mängud. Et need ülejäänud mängud, siis ei ole nagu Monacol üldse võimalust, noh. Et see kõik, kuna nende mäng ikkagi, Spanulis on, kui Dice tuli, siis ikkagi ütleks üles ehitanud selle päris palju ka Dice'i peale, sest ta ikkagi tegi väga häid mänge. Dice on jah, üks päris väga oluline lüli. Et see, kuidas ta just tuligi Monacosse ja kohe nagu hakkas tegema, et ta ei võtnud aega see, et see oli minu jaoks täitsa muljet avaldav, et aga nüüd ta nagu play-offis seal vajus nagu ära, muidugi tulid teised mehed jällegi, kes tegid mängu, keda ei oleks eluski oodanud, et ta hakkavad siin sukest mängu tegema. No, külmkapist jah, see Papagiannis ikkagi ja see teine ka, see Tšaite, et see ka tegi seal minu meelest ikkagi väga... 1-2 päris head mängu tegi. Ja, et Olümpiakose vastu ma kardan, et need mõlemad eelnimetatud 2 mängijat siis ikkagi ei saa nii hästi hakkama, et ma arvan, et see Olümpiakose korvialune ikkagi on seda nii palju klassi seal. Jah, ma arvan, et eriti raskeks läheb just Tšaiteel, sellepärast läheks just Tšaiteel, sest tal ei ole nagu seda korvialust viset ka, või seda kaugemalt viset ka. Papajannise nagu eelis ongi see, et ta saab rünnaku laiali tõmmata, et tõmbabki selle Fooli või Minutinovi või Vraidi tõmbab seal korvi alt välja, sest tal on 3 olemas, nagu Barça vastu nägime, et 3-3 pani ju. Ja nagu me ütlesime, külmikus tõesti see vendelit üles, Motijunas on ilmselt täiesti nagu unustatud Spanulise poolt. Kahjuks küll, jah. Aga Motijuna, arvestades, millist kaitset Spanulis tahab, et tema meeskond mängiks, siis Motijunas ei sobigi sinna. Motijunase kaitse on alati olnud väga ifina. Jaa, aga samas rünnakul jällegi toota rünnakul sisse, aga ta võib ka 3 hakata kustutama. Okei, ta ei ole mänginud. Ta ei ole mänginud, ma pigem ei usu, et tema üldse mänguaega saab. Ei, ma ka ei usu, aga ma olen jah, sulle selle koha pealt olen küll nõus, et Dice samamoodi, et tal on väljast vise olemas ja see on üks esimesi eeldusi selle jaoks, et kui ta saaks sealt Fooli või Milutinovi või Vraidi, jällegi selle kolmiku, et nad saavad, et paneb mingi esimese ja teise 3 kotti, on ju, ilmselt alguses talle antakse natuke ruumi, aga paneb sealt esimese teise kotti, siis hakatakse juba tõsisemalt võtma ja siis see tekitab jällegi seda hetke, kus on seal Jamesil ja Okobol ja Diallodel ja Blossom Game'idel ja Strassellidel on seda ruumi rohkem nagu toimetada ja liigutada seda asja. Ei, ma olen jah selle koha pealt nõus, et aga lihtsalt minu jaoks kindlasti väga huvitav paar saab olema, ma arvan, mis ilmselt tuleb, ma eeldan, et tuleb, et Diallo siis Vesenkovi vastu, et Diallo tegelikult Euroliiga üks, ma ütleks parim ääremängijas kaitsja ja üks parimaid kindlasti kaitsjad, et suudab suht siukesi 1-5 suht kõike positsiooni nagu võtta, et jalgades kiire, samas kehast vägagi tugev, et Sassa vastu, sorry, ma ei näe, et ta saaks kaitses. Ma ei tea. Minu seisu ongi see, et ma ise ka nagu Sassa viimased voorud tegelikult, mis on olnud või play-offis ka tegelikult, ega tal need visked ei kukkunud kõige paremini. No jäägi, sa ei saagi kogu aeg visata sisse, et leidis halbupäevi ka, aga leidis neid sööte, on ju, aga Diallo, mis Diallo poole pealt räägib ja mis on tegelikult Sassal iga kord on miinuseks, on see atleetlikkus, on ju, aga nagu Sassa nagu, ma ütleks ka, et Diallo üks koht, kus tal on vaja mängijana areneda nii palju, on see nagu psühholoogiline pool, sest et ta läheb ka vahepeal, ta läheb endast nagu jumala lambist, läheb mingi ketta, on ju, mingi väga on ju, siis ta nagu keeb üle ja ta nagu kuidagi vahepeal ei suuda mingitest asjadest nagu lahti lasta ja siis ta läheb mingeid asju tagasi tegema, mis on ka nagu olnud see hooaeg, et nagu mul on selline tunne, et ma olen sulle selles mõttes nõus, et nagu see nagu paberi peal, see on väga nagu, minu jaoks ongi paberi peal, see on väga huvitav paar, sest Diallo tegelikult on väga hea kaitsemängija. Küll aga mul on selline tunne, et kui Vesenkov sealt mingid tagaukse lõikeid ja hakkab mingit pulli tegema, vaata, siis Diallol nagu sõidab veits katust päät ära. Jah, et eks need pinged ja asjad on ikka elektri on õhus, aga ma hetkel, kui ma hakkan mõtlema, siis jah, et nagu
Ma ei usu, et nüüd enam Šaša väga kehvalt viskab, et noh, ta tegi need halvad viskepäeva tegi võib-olla Reali vastu ära jah, et siin, tegelikult on need viimased põhihooaja voorud ka ei olnud nagu kõige säravamad nagu. No eks kaitse pandi ka kõvemini peale tema pealt. Et no jah, eks ta seda ja see tegelikult play-off'is ilmselt peaks, aga lihtsalt noh, siin on see, et ma ütleks, et siin on isegi nagu Olümpiakos, miks minu jaoks Olümpiakos tegelikult on ohtlikum, kui ma ütleks Panathinaikos, vaata, kus Panathinaikos on see, et noh, et kui sa saad Nanni kinni, on ju, noh, siis teised tulevad ka, on ju. Aga miks Olümpiakos ongi ikkagi minu jaoks on see, et see on nagu kindel 2 peaga lohe, et siis kui sul on nüüd Vesenkovil ikkagi, kui sul Vesenkovil peaks olema ikkagi kehvem päev, no siis nagu me nägime 4. mängus, Evan Fournier võtab selle asja üle, kui sul on Fournieril kehvem päev, siis Vesenkov, suurem osast Vesenkov võtab selle asja üle. Täitsa nõus, et selles suhtes olen suhka täitsa nõus. No muidugi Fournieril on väike pisivigastus, aga loodame, et saab ikkagi 2 nädalat on aega, ma arvan, et kuna Kreeka liigas ka, et tegelikult seal, ma arvan, mingid asjad on suht kindlad ja tegelikult see nii-öelda, kui me vaatame seda tagameeste nagu rotatsiooni ka, on see suht pikk ikkagi nii-öelda sellel Olümpiakosel. Mul tegelikult on kahju sellest, et ikkagi Keenan Evans ikkagi ei tulnud play-offideks tagasi, ilmselt on Final Fouris ka ma ei usu sellepärast, et noh, ongi, et praegu isegi noh, mees, kes on täielikult ju ansamblist välja kukkunud, Tyler Dorsey on ju ilmselt liigub uuele hooajal edasi, ma eeldaks. Ma arvan ka. Et noh, et tema ei saa mängida, et ma arvan, et Evans, et ta tuleb põhimõtteliselt aastaselt vigastuspausilt, et ma ise arvan, et tal on mõistlik võib-olla kui siis näiteks, ma ei tea, mingid võib-olla Kreeka play-offides ja noh, kui siis tegelikult võib-olla üldse oodatagi uue hooajani, et veel võtta see suvi, tugevdada seda Achilliust, on ju, oli minu arust Achillius see vist küll, jah. Et tugevdada seda ja kõike seda ja uuel hooajal siis tulla tugevamalt tagasi. Aga noh, see Olümpiakose nagu see sügavus on ikka muljet avaldav, eriti tagaliinis, et sul on Volkap, Williams Koss, Vildosa, Seiben Lee, McKissick, Fournier. Seal ikka on, on mehitatud korralikult. Ja loomulikult ei saa, noh, näitas jällegi, kes näitas ju Reali vastu 4. mäng, kapten Papa-Nikolau, ei saa teda unustada. Sa ei saa Petersit unustada, selle venna vabaks, et see eelmine hooaeg näitas, et kui ta on nagu, ütleme, rünnakul esimene valik põhimõtteliselt. Jah, et kui ta on heas, noh, mitte, ma ei taha, et vormis on ta ikka, aga kui tal on hoos, siis ütleme tuline, et on terve hooaja läbi. Oli Alba vastu, minul tuleb kohe meelde üks mäng, kus ta pani vist oli 33 punkti, 3 oli vist 9-8. Et aga eelmine hooaeg ta näitas ka, et kui ta nagu saab rohkem palli vaata, et siis ta on väga võimeline nagu noh, põhimõtteliselt olemagi rünnakul mingi number 1, number 2 variant vaata, nagu ta eelmine aasta tegelikult oli. Jah, nagu Šaša Vol 2, aga natukene nagu ikkagi grammikene nõrgem. Ma ütleks just, et ma arvan, et jah, just, et see vahe tuleb, ma arvan, ma ütleks Peters ja Šaša, et nad on üpriski, ma ütleks sarnased viskajad, võib-olla Šaša isegi on põrgatuse pealt viskes ikkagi natuke parem, küll aga kus see vahe tuleb, ongi nendes lõigetes ja selles nagu võib-olla selles korvpalli IQ-s natuke, et Peters nagu niimoodi söötu ei leia ja siukesi lõike ei tee ja kõik siukest asjad, et seal see vahe nagu tuleb. Aga ja noh, nagu me rääkisime korvpall ka, et muidugi oleks tore näha, et noh, Mike James ka enne siin, sest tal ka vaikselt karjäär, noh, ega tal see lõpp enam ju nagu väga kaugel ei ole. Ta on seal 30, ütlen aus, võin kohe tegelikult vaadata täpselt. 35 äkki ei ole. 90 sündinud. Saab augustis 35. Ja oli kuskil ajusopis oli meeles. Et saab 35, et noh, et ta ikkagi Euroliga läbi aegade parim punktiviskaja, et saaks ikka kätte selle ühe, aga Monacoga on keeruline. Ma kardan, et jah, et siin Monacoga ja noh, see hooaeg läheb keeruliseks, et ma ise arvan, et noh, nüüd on Tais ka olemas, et ma juba huviga mõnes mõttes ootan suve, et ma tahaks näha, et huvitav näiteks, et keda suudetakse näiteks Monacosse meelitada. Et noh, Monaco puhul jah, on paraku see, et kuna 2 Kreeka hiidu ja ka Fener on ikkagi lihtsalt nii pikema nagu ja ka kvaliteetsema pingiga, siis noh, paraku ma ei
ma ei näe. Sellepärast, et kui me vaatamegi, tegelikult kui sa nagu paberi peal vaatad seda Monaco ka, seda tagaliini, tegelikult sügavus on päris hea. Okobo, Lloyd, Strazel, Galates on tegelikult ka veel, kes on vigastatud ja Mike James on ju. Ja Tarpei võib siis mängida number 2 ja number 3 on ju. Siis tegelikult, kui sa niimoodi loed, siis tegelikult see sügavus on päris hea. Aga kui sa nüüd vaatadki otsa, Okobo väga ebastabiilne. Võib üks mäng või siuke mingi paar mängu teha väga head ja siis ära vajub. Lloydil viimased play-offi mängud üldse täiesti nagu alla igasugust arvestust, visked mingi 8-1 ja kõik sellised. Strazel ikkagi on sammu edasi teinud ja tema on nagu väga hea, väga hästi nagu mänginud on ju. Ja Mike James loomulikult ka, aga ja Galates ja kõige suurem murre on lihtsalt see viske ja vise, mis on talle alati olnud. Ja ega Galates on juba nii, ega ta kaitses ka väga enam, ma arvan, ma ei tea, ma ei ole näinud mängimust teda. Ma ei ole ammu teda ka näinud. Lihtsalt see vanus tuleb ka peale, et kusjuures jalgadest nagu liigub, et ta on tegelikult ju ajaloo kõige rohkem vahetlõikeid võtnud. Kusjuures Galates on, kõige naljakam on see, et Galates on kõigis nendes 4 meeskonnas Final Fouri nüüd jõudnud, jah. Ma nägin ka seda, jah. Et mänginud, et see on nagu huvitav, et see näitab nii mõndagi selle mehe kohta. Et kindlasti ta legend on ja selles mõttes ta on nagu, ma ütleks niimoodi, et ta selles mõttes ta on ikkagi siuke mees, kes nagu mõjutab mänge, on ju. Minu jaoks mina kui teda võrdleks NBA-ga praegu, mina ütleks, et ta on nagu Euroliiga Westbrook minu jaoks. Okay, et ta on nagu siuke juba vanem vend on ju, ta ei ole nii atleetlik muidugi kui Westbrook, aga samas ongi see muidugi, et vise on samamoodi ebastabiilne, vahepeal tulevad mingid sellised veidrad otsused, kaitses samas nagu ei ole nagu, saad nagu temale toetuda, aga vahepeal ikkagi ka mingid nagu sellised apsud tulevad sisse, on ju, et kuidagi, ja vanuse mõttes ka, et ongi siuksed juba vanemad mehed, et kuidagi siuke võrdlus mu enda peas nagu tuli, et okei, see on päris huvitav. Euroliiga Westbrook nagu. Ja, aga ma kardan, et ma ei imesta, kui Galatesel on see viimane hooaeg, et ma lihtsalt ei näe nagu kuskil tal Euroliigas ei, ma mõtlen just, et nagu võib-olla Euroliigas tõesti viimane hooaeg, aga sest ta on see hooaeg mänginud 11 mängu 7 alustanud ka. Jah, et eks see näha ole, aga ma ei imesta, viimati mängis Berliini Alba vastu 19. voorus ja kui sa siin korra Alba see oli 2. jaanuar. Et kui sa siin juba Alba tõid, siis Alba ei jätka järgmisest hooajast Euroliigas. Jaa, täpselt. Selle mainiks ka. Selle väikse asja mainime ka ära. Aga nagu te juba ilmselt siis aru saate kõik, siis see asi läheb kõik meil ühte auku ja see tähendab seda, et Olympiakos siit finaali meie silmis marsib, seega pronksimäng meie silmis Panathinaikos Monaco ja ma ei tea, seal kardan ka, et väga kaua nagu peatuma ei pea mõnes mõttes. See mõtleb pronksimängul või? Pronksimängul. Tead, oleneb kõik sellest, et kuidas seda pronksimängu, ma kujutan just ette, kui see peakski Panathinaikos olema, äkki lähegi mängima? Ei, lähevad ikka, aga lihtsalt ma varasematelt hooaegad, et minu meelest kuna see, kas see oli kõik eelmine aasta, sai ka Monaco 3. Monaco see eelmine aasta, Barca aasta. Et Barca nagu ei tulnudki põhimõtteliselt, kohale tulid, aga mängu ei olnud. Seal on see, et olenebki, et kui suure pettumusega sa poolfinalist tuled ja kuidas sa seda võtad, et kui sa oledki ainult nagu selle võidu peal väljas, on ju, see on, kas sa tahad, kas see pronks sulle ka nagu midagi annab, on ju. Et selles mõttes küll, ma ei tea kuidagi endal nagu kuidagi tundub mõistuse vastane, et Atamani meeskond ei tule korralikult 3. koha mängu ka mängima, sest nagu mulle tundub, et Atamanile käiks nagu au pihta, kui ta vähemalt esi-3 nagu ei jõuaks. Jaa, ei, muidugi. Et ma arvan, et ta nagu selles mõttes ta suudaks parajalt nagu üles putitada. Ja seal on see mentaliteedi küsimus on. Ma iseenesest olen mõelnud, et ma ei teagi, huvitav, kas Euroliiga jaoks kõige parem isegi oleks tegelikult ikkagi nagu Kreeka derbi finaal või? Et nagu Euroliiga nagu brändi mõttes. Et kas see nagu annaks veits rohkem? See oleks kindlasti väga kõva, et Euroliigas. Aga okei. No see selleks, aga pronksi mängu mõttes, kui meie nägemust nüüd vaadata, siis seal on tegelikult samamoodi, et Diallo, ma eeldan, et Diallo tegelikult pannakse Nanni peale,
ja seal nagu, aga ma arvan, et nii et sa eeldad, et ikkagi Monaco ja Panathinaikos kindlalt siis kolmanda koha mängus on. Ma noh, kui me praegu ütleme, et meie arust Olümpiakos ja Fenerbahce on, siis ega muud valikut ei ole. Et okei, ei muidugi, et ma olen siuke nõus sellest. Selles mõttes, noh, ongi see, et ma näen kindlalt, ilmselgelt ma näen väga palju rohkem võimalusi Panathinaikosel finaali jõuda, aga nagu ma ütlesin ka, siis mu enda seisukoht on see, et nagu mul on mingi kõhutunne või mingi nagu sisetunne midagi nagu kuklas, et nagu tundub, et see võiks olla see Fenerbahce aasta, kus nad jõuavad finaali, et nad saavad Panale vastu. Aga pronksi-mängus jah, ma arvan pigem, et Pana võtaks selle pronksi-mängu ära siis selle praeguse nagu nägemuse järgi. Tead, ma siin ei hakka ise spekuleerima ega mõtlema, et ma ikkagi kõik sõltub sellest jah, et kuidas need meeskonnad siis sinna kolmanda koha mängu lähevad. Ma ütleks niimoodi ka siis, et ma arvan, et vahet ei ole, kas tuleb Fener või Pana Monacole kolmanda koha mängus vastu, siis mõlemad võidavad. Tõsiselt või? Okei. No sest, et ma arvan Saarasega samamoodi. Ma ei tea, ma just eelmise aasta põhjal ütleks, kui on Fenerbahce, siis Monaco võtab teist korda järjest Saaraselt, siis kolmanda koha käest nii-öelda. Eelmine aasta ei olnud eelmine aasta oli Grimau. Jaa, sorry, üle-eelmine aasta siis, aga ikkagi jah, et ma ei tea, et ma ikkagi arvan, et kõik sõltub sellest, et mis emotsiooniga tulla. Veits nagu sees nagu midagi kripeldab, et veits nagu, et Monacot nii nagu niimoodi nagu, ma ei taha öelda. Kindlalt nagu suht kolmanda. Jah, juba sinna nagu, lükkad sinna vaata. Et nagu veits nagu sees kripeldab, aga lihtsalt nagu sellel Olümpiakosel tundub neid relvi nii palju olevat ja Monacol ongi, nagu me välja tõime, mingid nagu võimalused. Mingid võimalused, aga ma ütleks niimoodi, et mingid need nagu ma ütleks nendest 4 tiimist, nendel on kõige rohkem neid ebakindlalt lülis. Ebastabiilsed lülis, et ongi see sama Lloyd, Okobo, sa ei tea ka rünnakul, mis Diallo sa saad, ja Diallo viimase aja vorm on siuke, et esimene poolaeg paneb mingi 15 punkti ja teine poolaeg ei tule mitte midagi, vaata. Rünnaku mõttes just. Monaco puhul kindlasti kõik oleneb sellest, et kui meeskondlikult nad mängivad ka, et neil on ikkagi mõned mängud on sellised, kus ikkagi väga palju on üks-ühel nagu üksi tegemist ka meestel. No jah, ongi, aga kõik sõltub. Kõige naljakam ongi see, et minu arust see hooaeg seda üksi tegemist nagu ei ole, Jamesi poolelt ei ole väga palju. Tema on olnud see üks mees, kes on nagu pidevalt leidnud seda söötu ja nagu otsinud tiimikaaslasi, aga pigem on olnud see just need Okobo on minu jaoks olnud ja Lloyd. Ja Diallo on ka võtnud. Diallo jah, et Strasel ka, et Strasel minu jaoks võtab suht tarke nagu viskeid, et ta ei võta väga nagu, ma ei tea, kust need viskeid. Okei, aga kui me lähme siis finaali juurde, siis meie nagu mõlema siis praegune arvamus on see, et Olümpiakos ja Fenerbahce jõuab finaali, eks ole. Kumb selle, kui see nüüd nii läheb ja kui me oleme nii targad mehed, et see niimoodi läheb, eks ole, siis kumb selle finaali võidab? No mõtlesin, sul oli hooaja algusest Olümpiakos võtab see aasta ära. Aga ikkagi ühte asja ma tahan veel öelda. Vaata, selle Final Fouriga on see üks mitte imelik, aga üks aga nii-öelda. See on üks mäng. Et see on nagu nii, sa võid siin arvata, mis sa tahad, et kui üks meeskond tõeliselt põrub, siis tal teist võimalust enam ei ole. Ja see on nagu selles suhtes, ütlen ausalt, kui sa võtad seda Final Fouri, siis need meeskonnad on nii ägedad, et tõesti siin ma olen juba mitu aastat mõelnud, et üldse, kes sinna Final Fouri jõuvad, siis võiks olla neid mänge rohkem, et oleks seda põnevust ka, aga veel rohkem, Minu arust see teebki just Euroliiga korvpallis, see Final Four, et nagu, sest kui me ütleme, kui see logo on ka, et iga mäng loeb, siis minu jaoks ongi see, et nagu, ja minu jaoks see on nagu tippkorvpall, et tõesti, selles mõttes ma olen sellega nõus ja päris paljud treenerid ka tahavad seda, et nagu, et need nii-öelda finaalid ja poolfinaalid ja finaalid oleks ka nagu seeriad, et siis tuleb ju tegelikult välja nagu parem meeskond. Samas nagu, kust mujalt sa siukest pinget saad,
üks mäng, sul on kõik jooned, kõik elusäästud ja kõik nagu, kõik see, mille peale sa oled terve hooaeg nagu ehitanud, vaata. Elusäästud, keegi on pannud panuse elusäästud ennist. Ma loodan, et keegi ei tee seda. Selles mõttes aga ikkagi tasub siia siis võib-olla disclaimer ka, et kindlasti nii-öelda kui teha ennustusi, siis teha selle rahaga, mida sa oled valmis kaotama ja panustada täpselt, et see ei ole viis rahaliste võimaluste parandamist. Okei, aga ühesõnaga see finaal siis, noh, ütlen ausalt ikkagi, ma arvan, et Olympiakos võtab seal selle finaali ära. Ikkagi nad lihtsalt kogemuse pealt. Aga ma küsin sul siis selle, kas seal on vahet, kas vastu tuleb Fener või Panathinaikos, kas see muudaks su mõtet? Ei, kindlasti mitte. Ma olen terve hooaeg arvan, et Olympiakos see hooaeg võtab ära, et neil on lihtsalt seda kvaliteeti ja seda pikka pinki on nii palju, et jah, mina arvan nii. Mulle endale tundub minu arust Olympiakose poole pealt, mulle endale tundub, et nende jaoks, kui suures tegelikult on minu arust Fener on siuke rõvedam vastane, kui on Pana vastu on nagu minu arust match-upivad veits paremini. Et nagu mingid, nagu noh, suht sarnase mingid profiiliga, mingid asjad, vaata. Aga Fenerbahce mulle tundub, et ta on nagu veits rõvedam ja minu arust, kas ei olnud mitte peaks korra vaatama ka, aga omavahelisi mänge, kas nende vahel mitte omavahelised mängud ei ole 1-1 või? Selle ma ütlen küll ära, et kuigi ma tahaks, et Sarunas selle ikkagi kätte saaks Feneriga, aga jah, ma ikkagi lähen siin Olympiakose veeri. Nii, 24 jaanuar mängis Fenerbahce Olympiakosega, siis Fenerbahce võitis 10-ga, 87-77. Oota, kuna see oli 10. jaanuar? 10. jaanuar. Okei. Ja see oli kus kohas see mäng? See oli võõrsil ja Fener on see hooaeg Olympiakose vastu 2-0, sest nad mängisid ka hooaja esimeses voorus mängisid. Ja siis Fener... see Vilbekin vigastada sai. Ja siis Fener võitis kodus 82-71. No jah, too mäng läkski Feneri Vilbekini vigastuse tõttu ka päris palju. Ja Fener võitis talle mäng. Fener võitis või? Fener on 2-0 Olympiakose vastu. Sorry, ma ajasin segi praegu. Ja. Okei. Aga noh, ikkagi. Et selles mõttes see on see, et no ma räägin, et minu arust Fener on Olympiakosele vastik vastane. Et ja Sarunas, jah, et minu arust kas neil ka Bartsokasega ju päris nagu lähedane suhe, et seal kunagi oli neil ka mingi probleem ja siis Bartsokas ütles, et me leppisime juba ära, et meil on see ühine armastus siis Manchester Unitedi vastu. No see tundub ka siuke õudusuhe nagu teema olevat, aga jalgpallist. Kuule, need venad on Euroopa liigas on, kui me siin jalgpalli finaalis, et ja järgmine aastaga, kui võidavad, siis meistrite liigas. No jah, täna saab sa teada, kas nad on finaalis ja ilmselt on, aga noh, ja mine sulle igast korvpalli juurde tagasi. siis noh, need mehed ju teavad üksteist läbi ja lõhki, vaata. Lihtsalt, et selles mõttes jällegi seal ilmselt tulebki see ma ütleks niimoodi, et ma näen küll, et Fenerbahce'l on rohkem võimalus Olympiakose vastu, kui on Panal, minu arust. Küll, aga ma olen selles mõttes suga nõus, et minu jaoks ka terve see hooaeg mulle üldse väga on meeldinud see, kuidas see Olympiakose tiim mängib, kuidas see Olympiakose tiim on üles ehitatud, rollid on kindlalt paigas, ükski mees ei ürita olla, ma ütleks, ei ürita olla seda, mis ta ei ole. No ego või siuke... No kõik on nagu sisse nagu ostnud sellesse projekti, vaata. Et nagu seesama rääkisin ka, et Fournier vaata ütles, et nagu põhimõtteliselt Reali vastu võitu ega väga ei tähistanud, ütles 2 mängu veel ja davai, ma olen tussi alla vaata. No jah, et seal ongi see, et kõik on lihtsalt ühise eesmärgi nimel, et seal ei ole et keegi tõuseks siis ütleme, et on selle tiimi A ja O. No jah, täpselt, kas või seesama 4. mäng on jumal hea näide, nagu Vessenkov esimesed 7 minutit, täiesti kohutav.
Barzokas istutab ta terveks esimeseks pooleks lõpuks pingile, mängibki Petersiga ja Vesenkov täiesti okei, tuleb kolmas veerand sisse, mängib terve teise poole 20 minutit. Barzokas on hästi maha mind meestele selle oma visiooni siis. Täpselt, et seal see ühte hoiduvus, et mul Fenerbahcega üks probleem, mis mul ongi see, et mul vahepeal tundub, et Baldwin üritab liiga staaritseda, ehk siis ta üritab liialt nagu nii-öelda teha ise, samas ongi minu arust selle meeskonna number 1 staar on ikkagi Hayes Davies ja tema tegelikult jällegi ei käitu niimoodi, et ta ei ole see, et ta võtaks mingid, ma ei tea, mis viskeid ja mis iganes asju. No sa punase käe all sa ei saagi. Jah, aga Baldwiniga on see, Baldwin võtab, aga siis seal ongi jällegi see, et siis Saruna sellegi tõmbab mehe maha, võtab pingil ära ja siis ütleb, nagu siis saab mees aru, et kuule, et nagu keerasin käki kokku. Kusjuures praegu tuli üks välkmõte siuke, et võib-olla Olümpiakos selle hooaja algul, mis sellega oma mingid idee maha, et kuna eelmine aasta Panathinaikos võitis, siis nad see aasta peavad võitma, et muidu vaata see Kreeka see siseasi, et no mine tea, on ju. Juhut ette, jah. Et ei, mul lihtsalt praegu tuli, et see on siuke huvitav. Eks seal see võrdlemine käib. Ei, muidugi. Selles mõttes küll, et ja tegelikult Olümpiakos ju viimasest tiitlivõidust on põhimõtteliselt 12 aastat vist möödas või oli 2013 minu arust viimane. Midagi, seal oli päris ulmeline, et nad on minu meelest üldse viimase 10 aasta jooksul äkki olid 2 korral Final Fouris või on olnud? Ei, seda on rohkem olnud. Ei, oota, kes see? Ei, ma mõtlen Olümpiakos. Olümpiakos on ikka rohkem olnud. Olümpiakos on ikka majas. Eelmine aasta. Aga ma nägin mingit seda pilti just, kus olidki 4 tiimi välja toodud ja siis viimased korrad, et Final Fouris, kes on olnud, minu meelest oli see Instagramis seal Basket Newsi lehel äkki või? Aga seal oli Pana oli vist viimased 10 aasta, vaata neil oli vahepeal oli see neil oli vahepeal väga kehvasti, et neil oli saalgi tühi ja. Nojah, see oligi tollel hetkel ju oli olukord ju siuke, kus põhimõtteliselt Mitoglu oli põhimõtteliselt seal tassis mingi, pani 15 punkti ja 8 lauda, mul on siukesed nagu ajad meeles. Ja oli jah, et seal oli üldse väga, see oli minu arust oli Mitoglu väga hea mängumees, aga nagu rünnakul esimene variant nagu ei peaks olema. No ei tea, oleneb ma siin sinuga nagu ei nõustu, sest FS vastu ikka mees koputas No ühe mängu, aga ta ei suuda hooaja peale, vaata kus ta hooaja peale tal, see on ikka normaalne Ameerika mäed olnud. Vaatad eelmist hooaega, on ju, siis kui Hernan Gomez augus oli, et siis jällegi ka ta tassis ju. Aga samamoodi ta ei olegi rünnakul esimene variant. Ei, esimene jah, selles mõttes, et rünnakul minul on meeles nagu nood Pana ajad, kust minu jaoks ta oligi rünnakul esimene variant, talle mängitigi sinna pukki ja ta võttis need fade-away'sid ja tal oli lubatud ühesõnaga tollel hetkel. Praegu esimene valik ta kindlasti, selles mõttes ma võin sellega nagu siuke 3. valik rünnakul vabalt on ju, algviisiklane kindlasti, selles ma üldse ei kahtle, algviisik, ta on ennast tõestanud piisavalt selle koha pealt, aga rünnaku esimene variant, et seda mitte. Aga siin ta siis on, ehk siis meie arust siis see hooaeg Olümpiakos selle asja välja võtab, 2 nädalat on veel aega, teieni see episood jõuab ilmselt nädal enne Final Fouri, ehk siis saate anda nii-öelda oma arvamuse, et me tegime juba Instagramis ka väikse küsitluse, kus siis meiega nõustusid siis päris paljud, ehk siis minu arust oli mõlemal oli 37% vist või mõlemal oli 30% oli nii Olümpiakos kui Fenerbahce, et arvati, et 30% kumb, et võidab. Monakot pakuti kõige vähem, vist oli äkki 10%. Ei, Monakot oli vist 15% ja Pana oli vist 25% äkki, et Pana oli ütleme need kolm meeskonda, keda me ka ise oleme terve hooaeg nagu arvanud ja niimoodi siis nemad olid seal eespool ka. Aga Tarvi tahab muidugi fantasy'st rääkida, sest tal on elu nii ilus, vaata. Ei ikka iga saade oleme nagu rääkinud, aga mis siin ilus. Me võime Final Fouri siis koosseisud, tegelikult võime nagu, mis meil siis esimese Final Fouri vooru koosseisud on, et need võime ette lugeda. Tahad alustada? Ma arvan, sa võid alustada. Okei, ühesõnaga jätsin ikkagi 3 meest, jätsin alles Hernan Gomez ja Sasha ning Milutinovi
ja tõin endale siis Jamesi ja Hayes Davise, Strazelli jätsin ka alles ja ülejäänud on siis nagu meil on, kuidas ma ütlen, kombeks öelda kaerad, et siin sellise 4 krooni mehed on mul ülejäänud ja treeneriks võtsin Bartsokase, et selline sats mul on. Jah, et see on siis poolfinaalid, eks siis 3. koha mänguks ja finaaliks ta on siis nii-öelda viimane voor Fantasy's. Minul siis ka treener Bartsokas, ma tegin siis sellise lükke, et kuna viimased voorud ei ole rahakotile väga hellad olnud, siis ma tegin selle lükke, et ma Vesenkovi vähemalt praegusel hetkel poolfinaaliks ei võtnud. Võtsin Hayes Davise, jätsin Mike Jamesi alles, tõin siis 3 4 krooni meest, ehk siis Kalatsakis, kellel ma arvan, et võib poolfinaalis olla mingi märgiline roll. Ma tõin Papa Petrov puhtalt, sest ta oli 4 krooni ja nagu mul jällegi kuklas mingi vend ütleb, et nagu, et see vend, et mine sa tea, et pärast võib nagu üllatada või noh. Et ta ei ole küll see hooaeg nagu, et aga eelmine hooaeg play-off'is ta oli väga tähtis mees. Ja tõin ka Korneli, kes ma tean, et mängida ei saa, aga noh, kui sa ei saa mängida, siis vähemalt sa ei saa miinus ka tuua. See on tõsi, et parem see 0 kui miinus, et mis punkte maha võtab. Täpselt nii, aga ja siis ma mõtlengi. Treener oli Partsokas ja siis ma tõin Slukase, tõin ka Granti minu arust, tõin ka Halli, Devon Halli tõin. Mõtlesin Strazelli ka alles, et aga tõin Halli, et kuigi ta on nagu veits siuke jokker ka, siis ma tundubki, et ta võib, noh, ta on siuke käsi kullas või siuke see samune mullas valik. Ja tsenter, mõtlen, kas oli, kuna mul praegu ees ei ole, kas oli Milutinov või? Kas oli Milutinov või oli jah, ühesõnaga ma ei tea täpselt, aga kindlasti enne kui Euroliiga Final Four hakkab, siis me oma sotsiaalmeediakanalites jagame oma tiime, ehk siis kindlasti siis tasub meid jälgida sotsiaalmeedias ja igast nii-öelda kohtades. Kusjuures see aasta siin Fantasy's ma olen saanud aru, miks sul nii hästi ei ole läinud kui eelmine aasta. No nii scouting. Kohe ütlen, tegelikult ongi viga selles, et tsentrid vaata. Need on kõige rohkem, ütleme, tsentrid on minu jaoks see hooaeg vigastatud olnud ja sinul ikkagi eelmine hooaeg tassis see Tiiman või? Tiiman ja Polomboi olid kaks kõige tavali, jah. Jah, aga see hooaeg kahjuks ei ole tsentrit tassinud. Selle koha pealt oled õiged järeldused teinud, ma olen tavaliselt, kuna tsenter peab alati olema meeskonnas, siis ma olen tavaliselt alati tsentri peale oma meeskonna üles ehitanud, et valinud, nagu üritanud valida õiget tsentrit ja seeläbi nagu ongi, aga see aasta jah, selles mõttes on neid vigastusi on nii palju ja seeläbi, noh, hooaja algus oli jube lebo, mul oli Lessort, vaata, see jube hästi läks, noh. Ei, muidugi, no tolle mehega lähebki hästi. Ja, sest aga see hooaeg ongi, Tavares on nii ebastabiilne, Milutinov ja Fall ikkagi hooaja jooksul mingi perioodi on nad alati vigastatud, noh, Tais tuli, aga siis nüüd mingi hetk tema ka kukkus ära natuke, on ju, ja siis sa pead hakkama sealt valima nendest keskmikest tsentritest, pead hakkama valima, noh, viimane kord valisingi, sest kuna 4. mäng läks hästi, valisin Jurtseveni, või noh, jätsin Jurtseveni, ikka läks pekki. No hooaja keskel oli sul Jones ka. Jah, Partisani Jones, noh, tema tegi hea, nagu tema oli üks kindel nagu vend, kelle peale nagu sai vahepeal. Sai, jah, noh, aga ta oli ka, et läks nagu mingi hetk ära. Ja, et aga see... Et see on jah, et eks ta nii on olnud, aga ega midagi teha. Mainin veel selle ka ära, et ma olen ka 1 koha tõusnud meie tabelis, et meie hea sõbra Marti, et läksin hetkele mööda, aga veel on 2 mängu, ei rohkem, 4 mängu. No 4 mängu, 2 vooru selles mõttes. Jah, aga noh, et eks näis. Et siin kuna need mängud on kõik ühel päeval, siis siin need valikud on eriti tähtsad, kelle sa kapteniks paned, kuidas sa midagi mängid, et kelle sa jätad pingile, kelle sa algkoosseisu paned, et siin need on, et noh, ma eelmine nädal eelmises voorus sain ise seda nagu hästi tunda, et siin mõned mehed, kes tegelikult tõid häid punkte, jäid pingile ja mehed, kes siis ei teinud nii hästi, nemad olid siis algkoosseisus. Aga jah, ma arvan, tõmbame tänaseks siin siis otsa kokku. Aitäh teile taas kord vaatamast ja kuulamast, et kui keegi läheb Euroliiga Final Fourile, võib vabalt jagada mingeid pilte, värke, särke, asju näiteks meie Telegramis, et seal on meil eraldi
eraldi siuke kommuun on jah, räägi sõna, aga siuke, ma tahtsin just öelda, siuke eraldi topikuna tegelikult on meil chati all toodud korvpallireisid, et ise käisin, kui käisin Berliinis käisin Alba ja Baskonia mängu vaatamas, siis jagasin sinna, et kui keegi läheb Final Fouri, kindlasti võib otsida või küsida meilt näiteks seda Telegrami gruppi ja saab jagada oma reisikogemust, et kuidas siis seal Dubais oli, et kas nagu istmed olid ka rahast tehtud või mis värk on, vaata. Ei, see on jõhker. Et selles mõttes kindlasti saab jagada ja jah, jälgige meid siis Instagram, Threads ja kõik ägedad, toredad kohad. Telegram nagu öeldud ka ja kui te ei ole veel ka sellele YouTube'i kanalile subscribe inud, kindlasti pange subscribe ka ja pange osale like, kui teile osa meeldis ka. Ja ega kaua tegelikult ei olegi jäänud varsti nii korvpallihooaeg kui ka meil siin tõmbame varsti hooaja kokku ja siis juba saame natuke puhkust ja siis saame juba vaadata, kuidas edasi. Kuidas läheb. Edasi. Aga okei, suur aitäh teile. Aitäh sulle, Tarvi, väga toredat vestluse eest. Aitäh sulle ka, Gert, siin hommikul. Hea mõnus ja soovime teile siis toredat jätkuvat maikuud, loodame, et suvi tuleb ka varsti. Ja mingeid kossuelamusid. Ja aitäh teile, nägemist.